Tervist, Riigikogu aseesimees Arvo Aller, et täna kogunes Paides Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu ja võeti vastu volikogu avaldus, et kuidas sa kommenteerid seda situatsiooni, milles see täna on siis nagu ära kinnitatud ja vastu võetud? Ja tõepoolest, täna volikogu võttis vastu avalduste vastuvõtmine on meie traditsioonigal volikogul ja need avaldused kirjeldavad igakordselt olukorda, kuhu on viinud meie praegune valitsus. Et hetkel me toome välja julgeoleku puudujäägid, tuletades inimestele meelde, et kui EKRE oli valitsuses, siis tehti viimased otsused Eesti julgeoleku parandamiseks ja kaitse tugevdamiseks ja tuletas inimestele meelde, et praegune valitsus ikkagi ei lähtu Eesti rahva julgeoleku ja Eesti riigi kaitsmise tahtest, vaid pigem näha, et see on isikliku heaolu märgina ja ka korruptsioonikahtlustega. Et see avaldusega me juhime rahva tähelepanu, et Eesti riigis on midagi valesti. Siin neljapäeval kutsus president kõikide erakondade esimehed enda juurde Kadriorgu ja tema mureks oli see, et Riigikantselei siis tellitud küsitluse kohaselt vastas ainult 51% eestlastest, et nad kuuluvad Eesti ühiskonda, et nad tunnevad, et nad kuuluvad. Ja 2,5 aastat tagasi oli selle numbriks veel 79%. Et mis sina arvad, mis on selle põhjuseks, et see protsent on ikkagi märkimisväärselt kukkunud? 2,5 aastaga ikkagi üle 20% kukkumist, sisuliselt 28% eestlastest ütleb, et nad ei kuulu enam, ei tunne ennast Eesti ühiskonda kuuluvana, aga kui me vaatame 2,5 aastat, et kes siis valitsema hakkas, see on valitsejad, ma ütleks isegi teadlik otsustamine, et Eesti rahvas hakkab nendest võõranduma. Ja see on nagu ilmselge ohumärk, et rahvas peab aru saama, et Eesti ainuke trump on EKRE ja EKRE on ainuke alternatiiv praegusele valitsusele. Kohalikud omavalitsuste valimised näitavad seda, et EKRE on võimeline juhtima ja rahvas peab nägema, et ainukese lahendusena on võimalik valida EKRE. Nüüd üle-eestilise selle uuringu nagu mõtted või arutelu kohana kindlasti peab valitsus vaatama. Alustades tulumaksu protsentide tõstmisega, käibemaksu tõstmisega, kõikide maksude tõstmisega, uute maksude kehtestamisega. See viibki inimesed selleni, et nad tunnevad, et nad ei ole siia ühiskonnas oodatud. Ja sellise protesti hääletusega, et nad ei tunne ennast Eesti ühiskonda sulandununa, see näitab, et valitsus teeb valesid asju. Valitsus peab sellest õppima ja lõpuks ärgake Eesti rahvas.